Nii, oleme tagasi, teeme ühe intervjuu veel. Üks selle targa tööinspiratsioonipäeva toetajatest on Microsoft Eesti ja meil on siin Microsoft konsultant, kui nii võib öelda, Toomas Ruus. Ja ma tahakski küsida, et mis on täpselt Microsofti roll siin üritusel? No, Microsoft eelkõige tuli siia tutvustama oma pilvepõhiseid lähenemisi ja ka kommunikeerimise vahendeid. Ja siis tutvustada inimesed, et kes tunnevad huvi, siis kindlasti aidata ja juhendada neid. Selline pilvepõhine lahendus tähendaks, et me räägime siin targast tööst ja kuidas selline lähenemine võiks nagu aidata kaasa? No, eelkõige juba sellepärast, et kui tavalised inimesed peavad installeerima endale arvutisse vastava tarkvara, siis pilvepõhisel lähenemisel näiteks on võimalik näiteks siin osad Office'i programmid üldse jätta installeerimata ja võimalik kasutada otse üle veebi, mis võimaldab siis ka säästa nii installeerimise vaeva kui ka lihtsustada kogu seda protsessi. Ehk siis, kui mina olen ühe organisatsiooni töötaja ja ma tahan kodus töötada ja mul on vaja Word, Excelit, PowerPointi, siis ma saangi nagu selle lahenduse, pilvepõhise lahenduse kaudu seda tööd teha ilma, et ma peaksin ise enda arvutisse installeerima Microsoft Office paketi. Täpselt nii see ongi. Ja kuidas see nagu ligipääsemine siis käib? Ligipääsuks on vaja siis Windows Live ID-d, mida siis tuntakse ka maakeeli MSN-ina, MSN-i kontona. Jah, täpselt. Ja tegelikult sellest piisabki. Et siis läbi selle nagu logid sisse, aga kuidas ma jõuan siis nagu minu tööandja nagu dokumentideni või? No tööandja poole pealt on võimalik teha, moodustada nüüd nende Live ID-de baasil erinevaid gruppe ja ka nii-öelda töögruppe ja vastavalt siis omistada ka õigusi, et kuidas ja kes mis õigustega ligi pääseb. Aga need on kõik nagu netipõhised dokumendid, mida minu tööandja ja kolleegid on nii-öelda tekitanud või mina ise? On võimalik teha nii grupitöös, kui ka igaüks saab ka alla laadida neid dokumente otse. Ja kui on olemas ka oma arvutis Office installeeritud, siis saab ka seal oma arvutis kasutada ja töötada. Ja samaaegselt on võimalik ka näiteks ka, eriti võib-olla Exceli puhul on see eriti oluline, et on võimalik samaaegselt ühte sama faili korraga editeerida. Ja siis muuta, mis on väga, nagu ütleme, mitme töökohaga kohtades vägagi tihti oluline. Et siis kolleeg ei pea nagu dokumenti kinni panema selleks, et mina saaksin midagi muuta. Et samaaegselt saab nagu suhelda ja ka dokumenti muuta. Jah, täpselt nii see on. Ja kui me nüüd räägime nii-öelda koostöötamisest virtuaalselt, millised lahendusi on olemas selleks, et selliseid nagu virtuaalseid koosolekuid pidada? No, virtuaalsete koosolekute tegemiseks on Microsoftil täiesti omaette tarkvara, mis siis oli varasemalt nimega OCS või siis Office Communication Server, nüüd on ta siis uue nimega Link ja millel on siis võimalused täiesti teha siis nii ainult, ütleme, instant messaging või kiirsõnumi vahetusega nagu MSN-gi või ka veebi koosolekut siis nii hääle kui ka videopildiga. Pluss siis ka oma töölaua jagamised ja ka sellised muud asjad. Ja mis selleks vaja on, et iga töötaja peab endale nagu muretsema mingi ainult veebikaamera ja siis ongi kõik või? No nüüd veebi nende jaoks on nüüd natukene keerulisem, seal on vaja ka serveri osalust, et kuna need siin on, see on juba mõeldud natukene siiski suuremale firmale, et väiksemates firmas võib-olla see efekt ei ole võib-olla nii tunda ei anna. Aga kui on mingi hajus töösüsteemid, siis ta kindlasti annaks rohkem efekti. Ja kui ma nüüd selliseid, ütleme, et mina olen tööandja ja ma arvan, et võib-olla võiks need süsteeme nagu soetada. Kas ma pean siis nagu väga suuri summasid välja käima või kas see on kallis või? No ütleme, kogu see Office Web Appside perekond, millest siin jutu sai olemas koos selle Windows Live ID ja sellega, seega nüüd on kõik tasuta. Et siin nagu ei ole vaja mingisugust eraldi investeeringut teha. Tuleb lihtsalt minna teatud kodulehele? Jah, registreerida omale, kui on olemas juba see Windows Live ID, siis ei ole isegi vaja midagi teha. Aga kui seda ei ole, siis registreerida ennast ja lihtsalt sellest piisab.
siis saabki alla laadida. Just, millega tuleb veel ka SkyDrive, 25 giga kettaruumi, mida saab ka edaspidi laiendada, nii et võimalusi on küll. Nii et tark töö ei pea olema kallis? Ei pea. Selge. Toomas Ruus, suur tänu ja jõudu! Suur tänu!